Tere, mina olen Janno. Tere tulemast Solli. Lähme sisse. No nii, tere tulemast siia majja sisse. Mina olen jätkuvalt Janno ja tere tulemast siis Solli. Muidugi see lause tere tulemast Solli, see on tekitanud meile ka natukene võib-olla nii-öelda ebamugavsi, sest me oleme siit ukse pealt saatnud solaariumi kliente ära. Oi, kui palju. Aga me oleme siin siis maja esimesel korrusel, kus on värbamiskeskus, kus daamid värbavad uusi töötajaid. Nad teevad aktiivvärbamist, käivad majast väljaspool, kutsuvad inimesi sisse, aga viimastel kuudel, kui mina olen siin töötanud, kes ma igapäevaselt siin majas olen, ma olen teinud sellist värbamist, et see on natuke passiivvärbamine. Ma teen ukse lahti ja lasen siit head lõhna välja. Saiakese lõhna. Ma olen pannud tähele, et inimesed tulevad saiakese lõhna peale kõige kiiremini kohale. Ja siis nad küsivad, kus saab saiakest, me ütlen saiakest saab siis, kui olete tööle tulnud. Ja siis me kutsume inimesed siia ruumi, Merkuur ja Veenus on meil need intervjuuruumid ja siis nad istuvad seal sõnagi lausumata, me paneme kohvi ja vee laua peale. Aga miks ma teid siin majas tervitan, on ikka see, et kui 2020 oli selline muutustaasta, et kogu maailm sai tuttavaks sellist asjade nagu näiteks distantstöö või kodukontor, siis meil on siin ettevõttes see toimunud juba ammu ilma, peaasi, et töö oleks tehtud, kus sa seda teed, on sinu enda teha. Aga et ei läheks nii nagu minu tuttava ettevõttes, kus oldi nii kaua kontorist eemal, et lõpuks ei mäletatudki, kus lihtsalt kontor asub. Lihtsalt kaotatigi ära kontor, et nad ei ole siiamaani seda üles leidnud. Et nii ei läheks, siis ma teen teile väikse sellise maja tiiru. Kus siis Solli nime alguse sai, kuna on tegu ju Soome ettevõttega, mul on hea nimi Janno ja alati kui Soomes käin, siis ütlen, et minu nimi on Janno. Ja, et kus see Solli nime alguse sai Soomest, tegu on ju pereettevõttega. Soomes töötajatel paluti siis pakkuda välja, mis võiks olla selle ettevõtte nimi ja siis üks töötaja lähtuvalt tema töö iseloomust, kus ta pidi kogu aeg näitama, et siit on must, siit palun koristada, siit või siia poole, liigume siia poole, siis tema sellest käemärgist tulenevalt tuligi siis nimi Soll, mis on siia mi, faad me ei tahtnud teha, sest see on halb ja siis on Soll. Soll. See on ka niisugune muutustele avatud käemärk, et oleme kogu aeg nagu muutlikud ja siis Soll. Mõni aasta hiljem saadi teada, et see tähendab ka päikest, siis võeti see kollane värv ja nii ta edasi läks. Oluline osa ettevõttest. Aga liigume edasi. Nagu te teate, siis meie maja näeb välja kõike muud kui üks tavaline puhastusfirma kontor. Meil on väga ilus maja, aga väga läbimõeldud maja. Nimelt, kui siia tuleb klient või koostööpartner, siis me saame kohe näidata, mis on kontori puhul mõistlik, mis võib-olla ei ole nii mõistlik. Ja üks mõistlik asi, mis meil siin on see põrand. See on mitte libisev kivipõrand, halli värvi, seda sa võid puhastada iga päev, aga võid puhastada ka aastas korra ja ütleme, väljanägemine on enam-vähem sama. Aga siis on meil siin see trepp. Mitte, et see trepp oleks kole trepp, see on väga ilus trepp, aga see, et ta ilus oleks, seda on vaja hooldada. Ja see tähendab seda, et see on kõige kallim ese siin majas. Trepp. Aga lähme edasi. Meie ettevõttes üks oluline asi on see, et kõikidel klientidel või koostööpartneritel, kui nad kõigepealt siia tulevad, me nendega räägime, et neil tekiks selline vau-efekt, ehk meil oleks vau-tooted on meil olemas. See vau teinekord, kui kehvasti hääldada, võib jätta mulje, et on ka vahu. Ükskord üks klient arvas, et meil on kõik vahu-tooted ja see igal juhul pikalt oli seletamist. Aga nüüd me oleme siin Tersano masina juures. See on üks väärt masin, sellega saab teadagi teha puhast vett, millega pesta. Ja kõige toredam on see ei ole juhus, et just me peseme sellega kohtumaja. Kohtumaja erinevaid pindasid, näiteks lift ja teadupärast, kui lifti nuppe väga palju Tersano masinast tulnud veega pesta, siis üks hetk jää sinna näpuelge. Ma ei tea, kas see on kokkusattumus, et just nad seda Tersano vett sinna palusid, aga igal juhul võib-olla need kliendid, kes seal kohtumajast läbi käivad, on rahul ise siin niimoodi naljatades. Aga jah, aeg-ajalt teeme ka siin ise ju Tersano õhtus ja istume
laseme teil saunaga ennast puhtaks ja siis koju. Lähme edasi. No nüüd me oleme kõige glamuursemas kohas meie kontoris või meie majas. Elu hakkas pihta. Siin me peseme muidugi lappe, peseme ka töötajate särke, ostame valged särgid, viskame kollastega kokku ja nii saavad ka töötajad endale uued kollased särgid. Siin on siis ühed meie pärlid, meie ettevõtte pärlid. Need on siis meie glamuursed ja kuulsad lapid. Näiteks lubage esitada, see lapp puhastab Stenbocki maja. Järgmine kuulus lapp, see roheline siin, see puhastab superministeeriumit. Ja muidugi üks põrandamopp kuulus siit tagant Kadriorg. Mitte nüüd terve Kadriorg, loss. Mitte nüüd, et üks, saate aru küll, eks ole. Ja siis muidugi siin just värvi poolest valitud Hans Hašluik. Vaat. Et sellised kuulsad lapid meil siin on. Aga liigume edasi. WC number 1, WC number 2 ja nii edasi. Ja oma väike pesumaja. Väga väärt asi. Hinnakiri on seina peal, tuled siia, teedad saatelehe ära, must pesu sisse, järgmine päev puhas pesu välja. Ja kui mina siia tööle tulin, esimene asi, mis ma kodus maha müüsin, pesumasin. Ma ei mäleta, millal ma viimati pesu pesin. Sugulaste pesu, naabrite pesu, kogu ühistu pesu. Ma tassin siia masinast läbi koju ära. Ja väärt koht, väärt asi igasse ettevõttesse. Liigume edasi. Palju kliendid on meie käest küsinud, et teil on vist mingi värk selle kollasega. Ei ole. Okei, on küll tegelikult. Meile meeldib kollane värv. Meile meeldib see värv, mida inimestel kodus väga ei ole. See on kollane. Ja kuna me oleme Põhjamaade ettevõtte ja mida siin kandis vähe on? Päikest. Seda päikest tuleb ise luua. Ja muidugi me soodustame inimesi liikuma. Siin saab vabalt siis panna ennast riidesse, panna näiteks märjad trenniriided kappi ja võtta siit näiteks kuiv kollane pintsak, panna selga ja minna rahulikult sollipäevadele. Lähme edasi. No tervitusi kõigile. Oleme jõudnud siia teisele korrusele, mis on ettevõtte teine süda, kontoripoolne süda. Siin siis käib müügitöö, kokkusaamised, koosolekud, allkirjastamised, kliendikohtumised, kõik see, muidugi ka muu elu, melu. Ja suhtluse meluga tuleb meelde see ettevõtte pidu, mida siin korraldasime, siis kui siin oli tekitatud restorani osa, bänd mängis, tantsida sai, lastetoad, kõik seinad olid täis solitud, käis möll, aga tänu sellele, et kõik on heli summutav. Põrand heli summutav, tasand heli summutav, lagi heli summutav, klaasid heli summutavad, kardinad heli summutavad, välja ei kostunud mitte midagi. Ja paljud ei tea, aga pärast seda pidu me oleme hakanud pakkuma seda ruumi ka üritusturundusagentuuridele. Nii et meil on hetkel siin aastani 2023 juulikuu kõik laupäevad broneeritud. Nii et laupäeva hommikul valmistame ette, õhtul on pidu ja siis pühapäeval koristame. Kellelgi midagi peo jooksul maha kukub, salat näiteks või klaasikene, siis me ütleme, et keegi ikka ära koristab. ja, keegi ikka. Aga teeme siis tiiru siin kontoris peale. Tere tulemast meie koolituskeskusesse. Lähme sisse. Uks on siin. Jupiter kirjas. Tulge edasi. Siin koolituskeskuses me siis õpetame inimestele, kuidas erinevad pindasid puhastada ja näitame muidugi ka uusi innovatiivseid asju. Innovatiivsus on kindlasti sõna, mis tasub märkimist. Nagu näiteks see plastikut
ja kindlasti ka loodust säästev lahendus prügile. Pidude ajal saab siin panna näiteks prügi sisse ja tõmmata selle hoovi välja, siis saab mängida ussi nali. Ja muidugi, mis on kõige mustam asi köögis, švamm, sellepärast tuleb ennast harida. Siuksed naljad. Aga lähme edasi. Siin koolituskeskuses me õpetame inimesi, kuidas korralikult puhastada erinevaid pindasid ja uusi töötajaid siin me siis välja koolitamegi. See on mõnus, lõbus ruum, kus me teeme ka koolitusi teistele ettevõtetele, mitte ainult oma töötajatele. Ja seal me alati siis räägime ka koristamisest. Ja nüüd ma näitan teile midagi ilusat. Voila! Selle idee asjad niimoodi kapi panna sain ma Gruusiast. Tbilisi turul, kui üks mees, kohalik mees müüs mulle niimoodi käekellasid mantlist. Ma saan aru, et mopid tuleb kapi panna ilusti. Hoiame mopp korras, siis hoiab mopp sind korras, nagu ütleb vanasõna. No nii, see on siis kärude Ferrari. Siin on kõik läbi mõeldud. Mitu moppi panna siia niimoodi, pudel vett peale, et saaks olla niiske koristus, märkkoristus, kuivkoristus, kõik mustus siia, mustad mopid siia, kastidesse puhtad asjad, erinevad. Kui seda käru näed, siis tahad esimese asjana hakata tööle koristajana. See on kihvt asi. Aga lähme nüüd vaatame kööki ja puhketuppa ka. See on sipelgas. Tööd tuleb teha töö ajal, puhata tuleb puhke ajal ja sünnipäeva tuleb pidada sünnipäeva ajal. Seda kõike saame õnneks siin kontoris mõnusalt teha, sest meil on olemas selleks suur puhkeköögiruum, kus me kõik koos saame mõnusalt käia. Ja kes tahab, võib lihtsalt võtta aja maha ja lugeda midagi. Kas või horoskoopi, nagu Rinel praegu. Lähme edasi. Olemegi teinud nüüd majale ringi peale. Ja nüüd on õige aeg öelda, et minu nimi on tegelikult Tõnis Niinemets. Ning olles nüüd tutvunud Solli tegemiste ning põhimõtetega, võin kindlalt väita, et vaatan ühte koristajat ning teie ettevõtet hoopis teise pilguga, austuse ja kadedusega, sest see maailm, milles te tegutsete, on põnev ja vastutusrikas. Ja see, millise respektiga te oma töötajatesse suhtute, on kindlasti väärtus, mis paistab siit majast ka väljapoole. See, millise professionaalsuse, kire ja rõõmuga oma tööd teete, on kindlasti põhjus, miks teid tasub partnerina enda kõrval hoida. Soovin teile jätkuvaid kordaminekuid ja tasakaalu selles aina muutuvas maailmas.